Tere õhtust, head ajaloohuvilised. Mul on siiras rõõm sisse juhatada meie loengusarja teine loeng. Teatavasti see loengusari on mõeldud kaasa elama sajandi tagustele sündmustele ehk sellele protsessile, mida laiemalt võiksime nimetada siis Eesti iseseisvumiseks. Kui selle sarja esimene loeng oli teatud väliste tingimuste tõttu 1920. aastast, siis tänasest loengust läheme nii-öelda normaalsesse rütmi ja hakkame siis aastate kaupa kuni 1920. aastani vaatama neid olulisi murrangusündmusi. Ning loomulikult selles laiemas iseseisvusprotsessis keskset rolli etendas autonoomia väljakuulutamine 1917. aastal pärast isevalitsuse kukutamist. Ja täna tulebki sellest juttu ning taas kõneleb meile sellest Tartu Ülikooli Eesti ajaloo dotsent Ago Pajur. Tere õhtut minugi poolt. Nagu te vast kõik olete märganud, on meil juba käivitunud Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustused, mis kestavad läbi mitme aasta ja käivitusid need just nimelt seoses sellesama autonoomia seadusega, millest täna juttu tuleb. Tõsi küll, tähelepanelikud inimesed märkavad, et tegemist on mingisuguse ajalise nihkega, kuna siin ekraani peal on kirjas ajutise valitsuse otsused 30. märtsist 1917, aga alles hiljaaegu rääkisid kõik raadio- ja telekanalid ja kirjutas ajakirjandus sellest, kuidas 12. aprillil sai Eesti endale need tähtsad seadused kätte. Vahel ei ole muidugi midagi eripäralist ja arusaadavalt on tegemist lihtsalt vana ja uue kalendri vahelise erinevusega. Ja olgu etteruttavalt kohe ära öeldud, et kõik järgnevas jutus esinevad kuupäevad ongi vana kalendri ja kõikidele tuleks 13 päeva otsa liita selleks, et neist need tänapäeva üle ka. Aga alustada võiks hoopis varasemast ajast, sest autonoomia seaduseni jõuti küll alles 1917. aastal, aga kuna autonoomia seadus on tuntud sama hästi mitte ainult autonoomia, vaid ka Eesti rahvuskubermangu saamist läbi, siis võikski viia asjalood tagasi 1881. aasta tuntud suur märgukirja juurde, mis esitati Aleksander III ja mille ühes punktis kõneldi ka sellest, et Balti kubermangudes oleks põhjust senine administratiivne liigendus ümber teha vastavalt kohalike põhirahvaste, eestlaste ja lätlaste elukohtadele. Põhjendati seda ennekõike seeläbi, et senine liigendus oli tekkinud sajandeid tagasi hoopis teistsugustes oludes, kus ei Eesti ega Läti rahvas ei tunnetanud veel ennast rahvustena ja pealegi need omaaegsed liigendused olid vastavuses ennekõike kohaliku valitseva klassi ehk siis baltisakslaste huvidega, jättes kõrvale kohalike põlisrahvaste huvid. No teatavasti 1981. aasta suur märgukiri ainult paberile jäigi, see võeti küll vastu ja õnneks üleandjate vastu ka mingeid repressioone ei rakendatud, nii nagu seda oli varem tehtud. Aga pärast Aleksander II tapmist terroristide poolt oli ju Venemaal poliitikas pöördunud teine lehekülg, igasugused liberaalsed reformid olid peatatud ja kogu selle suur märgukirja ainsaks tulemiks oli senaator Nikolai Manasseini revisjon, mis tõi kaasa hoopistükkis venestamise, mitte mingisuguseid rahvuslikke eesmärke. 1905. aasta revolutsioon äratas taas elule rahvuskubermangu loomise idee. Sellest haarasid esimesena kinni tartlased Jaan Tõnissoni ja ajalehe Postimees ümber koondunud ringkonnad, aga see ei jäänud kuigi kauaks nende ainuõiguseks Põhja- ja Lõuna-Eesti ühendamisest, hakkasid kõnelema järk-järgult 5. aasta jooksul ka kõik teised
ajalehed, sellest räägiti suurematel ja väiksematel rahvakoosolekutel, sellest kirjutati valitsusasutustele saadetud märgukirjades. Tõsi küll, novembri lõpus, kui Tartus kutsuti kokku kurikuulus rahvaasemike kongress, siis sellel kongressil vastu võetud resolutsioonides miskipärast rahvuskubermangust ei räägi. Aga väga võimalik, et see oli juba niivõrd üldlevinud, üldteada nõudmine, et ei peetud lihtsalt vajalikuks sellele enam tähelepanu. Kuid 5. aastal ei piirdutud mitte ainult rahvuslike asualade ühendamise nõudmisega, vaid astuti ka samm edasi ja hakati kõnelema Eesti autonoomiast. Nii nagu selliste tähtsate sündmuste puhul ikka, hiljem on ämmaemandaid ja ämmaisandaid tunduvalt rohkem kui tegelikult sünnituse juures assisteerijaid. Nii et raske on isegi öelda, kes nüüd just esimestena ütles välja sõna Eesti autonoomia. Aga vaieldamatult olid selle idee propageerijate hulgas esirinnas jällegi tartlased, ajalehe uudised ümber koondunud nooremad sotsiaaldemokraatlikult meelestatud haritlased nagu Peeter Speek või Gottlieb Ass või ka Eduard Vilde, viimast küll on nooreks, ei saa nimetada selle ajal, aga siiski. Ja nii nagu rahvuskubermangu nõudmine jõudis kiiresti Postimehe ringkondades teiste ajalehtedeni, nii ei jäänud ka uudised ainsaks autonoomia propageerijaks, vaid sellest ideest haarasid kinni ka teised ja 5. aasta lõpuks oli autonoomia nõudmine Eestis juba üsna üldiselt levinud. Revolutsioon lõppes ju karistussalkade terroriga, aga autonoomia idee ei surnud teps mitte välja, vaid aasta hiljem, 1906, Šveitsis sinna põgenenud Eesti poliitilised pagulased, juristid Konstantin Päts, Jaan Teeman, Otto Strandman, Mihkel Pung olevat koostanud esimese autonoomia seaduse eelnõu, esitamaks seda Venemaa Riigiduuma. Selles oli ette nähtud Eesti oma seadusandlik maapäev, Eesti oma täidesaatva võimu asutus maavalitsus, Eesti oma kohtusüsteemi eesotsas senatiga. Venemaaga ühiseks pidi jääma ennekõike välispoliitika, riigikaitsepoliitika, kaubanduspoliitika, samuti raha- ja maksusüsteemid ja ühendusteed nii sidekaablite kui raudteede näol. Kõik ülejäänud küsimused tulnuks lahendada kohal. Miks ma kõnelesin sellest niimoodi natukene kahtleval toonil ja olen ka siia pannud küsimärgi autonoomia seaduse eelnõu lõppu. Asi on selles, et meil seda eelnõud ei ole. Me ei ole seda keegi näinud, seda ei ole arhiivides, tõenäoliselt mitte, kui just ei ole väga hästi ära peidetud. Ja tegelikult ainus allikas, mis kinnitab sellise eelnõu olemasolu, on Voldemar Pätsi mälestused, kes oli koos oma vanema venna Konstantiniga seal samas Šveitsis ja kellele mälestustele tuginedes on seda seaduse eelnõu olemasolu ikka ja jälle väidetud. Aga täpsemalt ei ole midagi teada. Loomulikult ei esitatud seda kunagi Vene Riigiduumale ja loomulikult ei oleks Vene Riigiduuma seda ka revolutsioonile järgnenud surveõhkkonnas iialgi kinnitatud. Samas kord juba vaka valguse kätte pääsenud ideed päriselt ära lämmatada ei olnud võimalik ja nii see ootaski ainult paremaid aegu ning need paremad ajad saabusid imelik küll, aga esimese maailmasõja aastal. Kusjuures kui 1905. aastal oli initsiatiiv olnud ennekõike tartlaste käes ja Tartus, siis nüüd haarasid teatepulga tartlastelt üle tallinlased, ennekõike nooremad haritlased. Vahetult enne maailmasõda oli Tallinnas hakanud Estonia seltsimajas koos käima nõnda nimetatud intelligentide klubi või Eesti haritlaste klubi. Umbes 70 inimest, siis haaras küll juriste, küll arste, kõiki teisi kõrgharitud Tallinna eestlasi. Ja selle haritlaste klubi raames omakorda formeerus selline mitteametlik sõpruskond, mida on hakatud hiljem nimetama autonomistide rühmaks. Nimi ise viitab juba, mis selle rühma arvates siis eestlaste
poliitiliseks sihiks pidi olema loomulikult Eesti autonoomia. Seda rühma nii-öelda vaimseks liidriks oli ennekõike Jüri Vilms, samuti tema ametikaaslane advokaat Otto Strandman, aga kaasa lõid ka mitmed teised tegelased. Tuntumatest nimedest võiks nimetada siin kas või arste, Konstantin Konikut, Juhan Luigat, Mihkel Püümani, samuti majandustegelasi Jüri Jaaksonit ja Juhan Kukke. Umbes nii paarikümne inimeseline see seltskond oli omavahelistel kooskäimistel. Tavaliselt üks rühma liige pidas mingil aktuaalsel päevateemal referaadi, mida siis ühiselt hiljem arutati. Ja arusaadavalt nende referaatide hulgas oli juhtival kohal küsimus Eesti autonoomiast. Rühma liikmete hulgas olevat väidetavalt ringi käinud ja põhjalikku arutamist leidnud ka Jüri Vilmsi koostatud seaduseelnõu Eesti autonoomia. Nii et juba teine seaduseelnõu, kui see 1906. aasta jõud ikka peab paika. Väidetavasti oli selle uue eelnõu autoriks nüüd siis Jüri Vilms, aga samas kui pidada silmas järjepidevust 1906. aasta Šveitsi pagulastega, siis võimalik, et selle uuegi eelnõu taga oli pigem Otto Strandman, sest igal juhul, nii palju kui teada, need eelnõud sarnanesid üksteisega väga ja väga suures ulatuses. Ka see uus ilmasõjaaegne eelnõu nägi ette Eesti oma maa nõukogu, Eesti oma maa valitsust, Eesti oma kohtusüsteemi. Võib-olla üks suuremat rõhku oli pandud eesti keelele, nõuti, et eesti keel peab saama tulevases rahvuskubermangu piirides teise riigikeele staatuse. Aga see oli ka ainus suurem erinevus. Paraku ka see eelnõu ei jõudnud kuskile välja ja sumbus niisama esimese maailmasõja aegsesse õhustikku. Samas Jüri Vilms oli ka see mees, kes viis autonoomia idee uuesti laiemate hulkadeni. Juba 1915. aastal avaldas ta Tartus ilmunud ajakirjas Vaba Sõna paar artiklit, milles seadis päevakorrale Eesti autonoomia küsimuse. Ja 1916. aasta kevadel, 22. mail, kui tähistati suurejooneliselt Eestimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 100. aastapäeva, pidas Jüri Vilms Estonia seltsimajas ka kõne, kus teatas, et eestlaste rahvuspoliitiliseks palevuseks olevat just nimelt autonoomia. Nii palju eellugudes sissejuhatuseks. Veebruari revolutsioon avas kõikide Venemaa rahvaste, sealhulgas ka eestlaste ees uusi arenguperspektiive ja võis muu hulgas tagasi pöörduda ka autonoomia ja rahvuskubermangu ideede juurde. Algatus oli õigupoolest kõikide suuremate rahvuslike keskuste Tartu, Tallinna, Peterburi käes. Võib-olla et tartlased olid veidikene aktiivsemad ja edestasid teisi, aga ainult paari päeva. Tartus saadi ametlikult teada Venemaal toimunud revolutsioonist, keisri kukutamisest 2. märtsil, ikka vanakalendri järgi. Ja juba 2 päeva hiljem, 4. märtsi õhtul kogunes Põhja-Balti komiteede esindajate kogu koosolek, kus võeti vastu otsus asuda taotlema Eestile autonoomiat. Otsustati kutsuda kokku Peterburis lähipäevil koosolek, koostada sellel koosolekul ühiste jõududega autonoomia seaduse eelnõu ja koosoleku lõppedes Jaan Tõnisson Põhja-Balti Keskkomitee nimel saatis Venemaa ajutisele valitsusele ka telegrammi, kus teatas, et eestlased soovivad oma maale saada autonoomiat. Esialgu oli tegemist siiski sellise üsna piiratud seltskonnaga, teadaolevalt selle 4. märtsi koosolekul osales 47 inimest, esindajad siis erinevatest Põhja-Balti komiteedest, aga laia avalikkuse ette jõuti 2 päeva hiljem, kui Vanemuises toimus suur rahvakoosolek. Sellel rääkisid Postimehe toimetuse liige Adam Bachmann, samuti Noorsokasvatuse seltsi tütarlaste gümnaasiumi, tütarlaste keskkooli juhataja Peeter Põld. Mõlemad kõnelesid nii autonoomiast kui ka rahvuskubermangust.
ja koosoleku lõppedes võeti vastu ka ametlik resolutsioon, kus öeldi umbes nii: Tartus toimunud rahvakoosolek otsustas taotleda eestlaste asualade ühendamist ja nendele asualadele autonoomia andmist. Selle resolutsiooniga varustatult sõitis Jaan Tõnisson kohe pärast koosolekut Peterburi ning kasutades ära oma isiklikku tutvust Vene ajutise valitsuse pea- ja siseministri Georgi Lvoviga jõudis 8. märtsil ka tema kõrge palge ette. Lvov teatas, et ta 4. märtsil saadetud telegrammi kätte saanud, luges seal samas läbi ka rahvakoosoleku resolutsiooni ja teatas koguni, seda küll Tõnissoni sõnadele hilisematele mälestusele tuginedes, et ajutine valitsus olevat seda eestlaste autonoomia soovi juba arutanud ja otsustanud põhimõtteliselt sellele mitte vastu. Ning soovitas Tõnissonil pöörduda kodumaale tagasi, koostada kiiresti vastav seaduseelnõu, esitada see ajutisele valitsusele ning lubas omalt poolt seda autonoomia seadust toetada. Lisaks sellele Lvovi soovitusel kohtus Jaan Tõnisson veel ka siseministri abi Dmitri Ščepkiniga, kes oli samuti eestlaste suhtes positiivselt meelestatud ja andis täpselt samasugused lubadused ja soovitused, nagu tema minister oli äsja. Ühtlasi Lvov väljastas volikirja Jaan Raamotule, tolleaegsele Vene 4. riigiduuma Liivimaa talurahva saadikule, selleks, et ta tuleks Eestisse, selgitaks välja kohalikud olud, selgitaks välja kohalikud meeleolud, koostaks vastava raporti, mille järgi siis ajutine valitsus võiks ennast informeerida Eesti asjadest täpselt. Ja kohe pärast 8. märtsi kohtumisi nii Tõnisson kui ka Jaan Raamot pöördusidki kodumaale tagasi, Raamot Tallinnasse, Tõnisson Tartusse, selleks, et hakata tegema juba konkreetseid ettevalmistusi autonoomia seaduse koostamiseks. Teine tähtis eestlaste keskus oli 1917. aasta alguses loomulikult Peterburi, nagu alles hiljaaegu siin meie ajakirjandusest järjest ja järjest toonitati, eestlaste arvu poolest kogu maailmas teisel kohal, ainult Tallinnas oli eestlasi veel rohkem, aga Peterburi lõi eestlaste arvult üle nii Tartu kui ka kõik teised Eestimaa linnad. Kokku umbes 60 000 tsiviilelanikku, lisaks sellele veel mitukümmend tuhat eestlast Peterburi kubermangus, sealsetes Eesti asundustes ja umbes 10 000 Eesti sõjaväelast, kes teenisid Peterburi garnisoni väeosakonnas. Teist sama palju või veelgi rohkem oli sõjaväelasi Peterburi lähiümbruses, teistes väiksemates garnisoni linnades, Saškoves ja Oranienbaumis ja Kroonlinnas ja nõnda edasi. Peterburlased olid ju nii ehk teisiti vahetumalt või kaudsemalt isiklikult ja äsja läbi elanud veebruarrevolutsiooni sündmused, olid jätkuvalt väga aktiivselt meelestatud ja olid valmis oma aktiivsust rakendama mitte ainult suure Venemaa revolutsiooni teenistusse, vaid ka väikeste Eesti asjade teenistusse. Ja tähelepanu-väärsel moel ajaleht Pealinna Teataja, mille ilmumine oli vahepeal katkenud seoses revolutsiooniliste sündmustega, oma esimeses revolutsioonijärgses numbris 7. märtsil 1917 ilmus sellise loosungi: elagu Venemaa Vabariik ja Eesti autonoomia. Kusjuures see loosung jäi ajalehe päisesse püsima mitmeks kuuks. Vähe sellest, et avaldati selline loosung, Pealinna Teataja tõi ära ka poliitilisi juhtkirju ja pikemaid kirjeldusi sellest, mis asi see autonoomia üldiselt on, miks seda Eestile tarvis oleks, kuidas seda tuleks hakata taotlema ja kutsus kõiki aktiivselt autonoomia saavutamise nimel tegutsema. Ega palju ei olnudki tarvis üles kutsuda, sest juba 8. märtsil toimus Peterburis Eesti kohalike seltside esindajate koosolek ja sellel kõik, peaaegu kõik, kes poliitilistest küsimustest kõnelesid. Seal näiteks tulevane professor Jüri Uluots, sotsiaaldemokraat Karl Ast, Artur Valner, kooliõpetaja Peterburist. Kõik nad rääkisid autonoomiast
nõudsid Eestile autonoomiat ja soovitasid eestlastele autonoomia saavutamise nimel tegutseda. Tõsi, juba sellel koosolekul ilmnes, kui erinev võib olla arusaamine autonoomiast. Kõige tagasihoidlikumad nõudmised rääkisid sellest, et eestlastel peab olema võimalik tulevikus ise otsustada kooli ja kiriku küsimustele. Sisuliselt võiks selles näha siis sellist kultuurautonoomiat. Kõige kaugemale ulatuvates nägemustes kõneldi aga sellest, et Eestil peab olema oma asutav kogu, Eestil peab olema oma põhiseadus, Eesti peab olema Venemaast täielikult lahutatud, välja arvatud välis- ja riigikaitsepoliitika, mis sarnanes juba peaaegu iseseisvale riigis. Ega selles osas kuni lõpuni mingisugusele üksmeelele ei jõutudki kogu 1917. Aasta jooksul, mille autonoomiast kõneldi väga erinevatest aspektidest ja ma loodan, et väga palju juriste siin praegu saalis ei ole, sest vastasel juhul ma jääksin hätta, ega mina ka ei oska täpselt öelda, millist autonoomia liiki siis ikkagi eestlased 17. Aastal tahtsid kätte saada. Järgmine kuupäev, 12. märts, Eesti Vabariiklaste Liit on oluline seetõttu, et just Eesti Vabariiklaste Liit etendas hiljem otsustavat osa selles kuulsas 26. märtsi Peterburi eestlaste manifestatsiooni ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Tegemist oli esialgu apoliitilise organisatsiooniga, kuhu võisid astuda praktiliselt kõik soovijad. See, et ta oli Vabariiklaste Liit, ei tähendanud loomulikult, et eesmärgiks oleks seatud Eesti Vabariik. Tollal kõneldi ikkagi Vene vabariiklikust riigikorrast ja seetõttu mingeid kaugemale ulatuvaid poliitilisi sihte ei seatud, küll aga tasub siinkohal ära mainida, et selle liidu etteotsa tõusis juba mainitud matemaatikaõpetaja Artur Valner, kellest hiljem sai ka Eesti Maanõukogu esimees ja 26. märtsi manifestatsiooni peamisi korraldajaid. Teda assisteeris laevaehitustehnik Peter Schneider ja terve rida teisi mehi. Ja viimane veelgi suurem organisatsioon, Petrogradi Eesti Seltside Liit, mis pidi siis hõlmama mitte ainult Peterburi linnas, vaid ka Peterburi kubermangus tegutsevaid kõiki Eesti seltse, olema neile nii-öelda katusorganisatsiooniks, juhtivaks ja suunavaks jõuks. Ja hiljem vähemasti Seltside Liit esines üsna bravuurikalt, väites, et ta esindab 100 000 Peterburi linnas ja kubermangus elavat eestlast. Ja lõpuks viimane suurem eestlaste koondumiskoht Tallinn. Tallinn oli ju muutunud Esimese maailmasõja eel ja ajal Eesti suurimaks tööstuslikuks ja ühtlasi ka Eesti suurimaks garnisoniks. Tallinna rahvastiku hulgas oli jõudsalt kasvanud venelaste osakaal, samal ajal kui eestlaste arv jäi väiksemaks. Veebruarrevolutsioon Tallinnas kujutas ju ennekõike Vene soldatite ja vabrikutööliste mässuliikumist, üsnagi vägivaldselt seejuures, kus ei puudunud ka inimohvrid. Toimus vene keeles ja vene meeles ja paratamatult Tallinna Eesti seltskond jäi sellises venemeelses õhkkonnas natukene tagasihoidlikumaks oma rahvuslike eesmärkide sõnastamisel. Aga nagu öeldud, ainult mõned päevad oli vahet võrreldes Tartu ja Peterburiga. 9. märtsi õhtul kogunesid Tallinna Eesti seltside, Eesti päevalehtede ja Tallinna linnavolikogu eestlastest liikmete esindajad ühisele koosolekule ja panid aluse seal Tallinna Eesti seltside liidule. Kusjuures tallinlaste ambitsioon oli märksa suurem. Nende arusaamise kohaselt tuli luua samasugused Eesti seltside liidud kõikides maakonnakeskustes ja lõpuks koondada nad üle-eestiliseks kõiki Eesti seltse hõlmavaks organisatsiooniks, kusjuures arusaadavalt loodeti, et asutajatele jääb selle üle-eestilise liidu juhtimisel jäämaks. Samal koosolekul valiti seltside liidu nõukogu, juhatus, koostati ja võeti vastu põhikiri
Kusjuures sellel koosolekul otseselt autonoomiast ega rahvuskubermangust ei räägitud, aga mõlemad märksõnad esinesid liidu põhikirja eessõnas. Ja mõeldi selle peale ka tõepoolest Tallinnas ja kui järgmisel päeval kogunes seltside liidu nõukogu, siis valiti sealt 3 meest, 3 esindajat, Otto Strandman, Konstantin Päts ja Rein Eliaaser, kes volitati sõitma Tartusse selleks, et osaleda Tartus toimuval autonoomia seadust ettevalmistaval koosolekul. Ja olemegi jõudnud Tartu nõupidamiseni 11.–13. märtsil. Kokku olid kogunenud esindajad üle kogu Eesti, välja arvatud Saaremaalt. Loodustingimused ei võimaldanud saarlastel lihtsalt õigel ajal mandrile jõuda. Kokku umbes 200 esindajat, kõige rohkem loomulikult tartlasi, aga esindajad olid tulnud kohale ka Peterburist, Valgast, Narvast, see tähendab nendest linnadest, mis ametlikult justkui Eestiga kokkupuudet ei omanudki, vähemalt juriidilises mõttes mitte. Ja esimene küsimus, mis nõupidamise ette kerkis, oligi see, et mida me siis nüüd õigupoolest tahame, mida me hakkame Venemaa ajutiselt valitsuselt nõudma. Kas me tahame saavutada autonoomiat? Kas me tahame saavutada olukorda, kus Venemaa muudetakse föderatsiooniks ja Eesti hakkab koos teiste vähemusrahvuste territooriumitega kuuluma sellesse föderatsiooni ühe võrdõigusliku osa? Kas meile piisab autonoomiast ja kas see autonoomia peab olema poliitiline või see peab olema kultuuriline? Kas me tahame territoriaalset autonoomiat või rahvuslikku autonoomiat? Või tuleks puht taktikalistel kaalutlustel piirduda siiski ainult laiendatud omavalitsuse nõudmisega? Koosolekul osales ka Peterburis saabunud Jaan Tõnisson ja Jaan Raamot, kes mõlemad olid Peterburis valitsenud meeleoludega kõige paremini kursis ning eriti just Jaan Raamot leidis, et ei maksa pilli lõhki puhuda. Kui me hakkame nõudma Venemaalt föderatiivset riigikorraldust või ka ainuüksi Eestile laialdast autonoomiat, siis tõenäoliselt satume konflikti ajutise valitsusega ja meile ei anta midagi. Ja seetõttu sõnastati esimene otsus, koosoleku protokollis on niimoodi kirja pandud, meie riigi poliitiliseks palevuseks on autonoomia. Aga see ei tähendanud, et autonoomiat oleks hakatud nõudma. Vastupidi, kogu järgnev jutt, ka see järgnev seaduseelnõu keerles ainult omavalitsus, laiendatud omavalitsus. Ja lausa hoolikalt hoiduti nimetamas sõna autonoomia. Paraku selle esimese üksmeelse otsusega riigi poliitilisest palevusest üksmeel piirdus ja järgnesid hoopis tükis väga keerulised ja pingelised vaidlused. Korduvalt ähvardas nõupidamine lõhki minna, teravused kasvasid üle pea. Kõiki vaidluskohti ei üritagi siinkohal välja tuua, seda enam, et ega minagi neid ei tea. Protokollid on üsna pinnapealsed ja ülelibisevad paljudes küsimustes. Aga 2 peamist vaidluskohta on siin siiski välja toodud. Kõigepealt, kas tuleks koostada täiesti uus seaduseelnõu või tuleks reformida, uuendada rüütelkonna maapäeva statuuti. Tallinna esindajad Strandman, Päts ja Eliaaser olid just selle viimase variandi poolt, rüütelkonna maapäeva statuudi uuendamise poolt. Kusjuures see uuendamine pidi seisnema ennekõike valijaskonna laiendamises. Kui seni oli rüütelkonna maapäev puht seisuslik esinduskogu, sinna kuulusid ainult Balti-Saksa aadli esindajad, siis nüüd taheti kaasa tõmmata ka jõukad, rõhutagem just nimelt jõukad eestlaste giid. Taluomanikud, äride omanikud, ettevõtete omanikud, majaomanikud linnades. Ja idee ise oli ju pärit juba aastate tagant, juba 1905. aasta revolutsioonipäevil oli Konstantin Päts Tallinna linnavolikogu nimel pidanud läbirääkimisi Eestimaa rüütelkonna nii-öelda liberaalsema tiivaga selleks, et taolist maapäeva reorganiseerimist läbi viia.
kuid toona oli revolutsioon enne otsa saanud, kui millelegi jõuti. Ilmasõja aastatel oli uuesti selle idee juurde tagasi jõutud. 1915. aastal valmis kogunisti Tallinna linnavolikogu ja Eestimaa rüütelkonna läbirääkimiste tulemusena maapäeva uuendatud statuut või õigemini veelgi laiemalt isegi, ütleme siis Eestimaa omavalitsuse seaduse eelnõu, mis saadeti kogunisti Venemaa Riigiduumale, aga maeti seal kalega. Ja nüüd siis selle sama ideega tallinlased tulid Tartusse ja leidsid, et oleks mõttekas piirduda ainult olevate dokumentide uuendamise, laiendamise, demokratiseerimise. Põhjendasid seda ennekõike kiirustamisega, uue eelnõu väljatöötamine võtab liiga palju aega, samas rüütelkonna statuut on täiesti olemas, mõned pisikesed nüansid seal ära muuta ei nõua erilisi pingutusi. Ja teiselt poolt kartsid ka, et ajutine valitsus võiks hakata tõrkuma täiesti uue eelnõu menetlemise vastu. Tartlased seevastu leidsid, et rüütelkonna maapäev on keskaegne institutsioon, sealt õhkuvad kopituse haisu, see tuleb visata ajaloo prügikasti ja uuenenud olukorras demokraatlikul Venemaal ei saa rääkida enam mingisugusest rüütelkonna uuendamisest, vaid tuleb välja töötada ikkagi täiesti uus seadus. See oli üks vaidluse punkt. Teine oluline vaidluse punkt. Kõik olid üksmeelel, et Lõuna-Eesti tuleb Liivimaa kubermangu küljest lahti. Aga mis temaga siis edasi teha? Tallinlased leidsid, et tarvis on tingimata ühtset terviklikku rahvuskubermangu, mis tähendas sisuliselt seda, Lõuna-Eesti tuleb liita Eestimaa kubermangu külge. Tartlased eesotsas Jaan Tõnissoniga leidsid aga, et Eesti on piisavalt suur selleks, et siin võiks olla 2 rahvuslikku kubermangu. Seega Lõuna-Eesti eraldada küll Liivimaast, aga mitte ühendada Eestimaa külge, vaid moodustada sellest täiesti eraldiseisev. Põhjendusi oli mitmeid, muuhulgas räägiti ka sellest, et Tallinn on liiga kaugel ühes Eestimaa ääres, ei tunne Lõuna-Eesti olukordi, ei suuda Lõuna-Eestit adekvaatselt juhtida. Ja samuti räägiti sellest, et kui Eestimaa on tervikuna ikkagi põllumajandusmaa, siis Tallinn on viimaste aastate jooksul muutunud tööstuskeskuseks, see tähendab tegutseb hoopis teistsugustes oludes kui kogu ülejäänud Eesti rahvas. Tallinlased läksid seepeale isiklikuks ja teravaks, väites, et lõunaeestlaste soovi taga säilitada oma enda kubermangu ei olevat midagi muud peale Jaan Tõnissoni isiklike ambitsioonide, nimelt Jaan Tõnisson tahtvat saada Lõuna-Eesti kuberneriks. Tegelikult vist ei tahtnud, ehkki seda muidugi, mis Tõnisson täpselt mõtles, seda ei tea mina ega tõenäoliselt ka keegi teine siin viibinutest, aga vähemalt ei tundu, et on sellist soovi oleks tol hetkel olnud. Ja tartlased või ütleme lõunaeestlased laiemalt, küsimus ei olnud siiski mitte ainult Tartu ja Tallinna vastuolus, vaid Tõnissoni selja taha asusid ka teiste Lõuna-Eesti maakondade esindajad. Lõunaeestlased süüdistasid omakorda selles, et tallinlastele on suurlinna staatus pähe hakanud, nad seavad endale juba liiga suuri ülesandeid, ei adu seda, mis tegelikult eestlastele kasulik on. Ja sellistest vaidlustest loomulikult tõusis paksu pahandust ja ähvardaski see nõupidamine lõhki minna. Lõpuks suudeti siiski olulisemates asjades kokku rääkida, aga mitte kõiges, sest tegelikult selle nõupidamisel seaduse eelnõu veel lõplikul kujul kokku ei pandud. Valiti esindajad, Tartut esindasid Peeter Põld ja Jaan Tõnisson, tallinlasi Otto Strandman, Jüri Vilts ja 5. lisandus veel Jaan Raamot. Need 5 meest siis järgnevatel päevadel 16.–17. märtsil istusid koos Peterburis ja seadsid seal lõplikult kokku valitsusele esitatava seaduseelnõu projekti. Selles projektis oli tõepoolest ette nähtud, et moodustatakse 2 rahvuslikku kubermangu, Põhja-Eestis eraldi ja Lõuna-Eestis eraldi.
kummagi kubermangu eesotsas oleks ajutise valitsuse komissar, kummagi komissari juures oleks kohalik maanõukogu, mis koosneb maakondade ja linnade esindajatest, ja nende mõlema kubermangu üle nende kohal valitseks veel eraldi ajutise valitsuse poolt ametisse määratud kindralkomissar või ülemkomissar, nimetused varieerusid, ja ka tema juures oleks eestlastest valitav nõukogu. Ühtlasi pandi paika ka, et Lõuna-Eesti kubermanguga, paremat nime ei oska tal öelda, seda ei pandud ka kuskile kirja tollal, Lõuna-Eesti kubermangu koosseisu peab kuuluma ka Valga linn ja mõned vallad, mis jäid Valga maakonna halduspiirist lõuna poole, ehk siis Läti aladele, aga kus arvati olevat eestlaste enamus. Ja ühtlasi Eestimaa kubermangu koosseisu arvati Narva linn koos ümbrusega, mis kuulus seniaegne Peterburi kubermangu. Nendes kubermangudes või nendes loodavates kubermangu asutustes pidi ametlikuks keeleks saama eesti keel. Need olid vast kogu selle seaduseelnõu kõige olulisemad punktid. Ning just sellisel kujul esitati eelnõu 18. märtsil ajutisele valitsusele, ehk siis konkreetselt jällegi peaminister Georgi Lvovile, kes võttis eelnõu vastu, lubas taaskord toetada eestlaste algatust ja oli igati positiivne, aga eks see vist Lvovi puhul oligi tavaline, ükskõik milliseid ettepanekuid tollal vahetult pärast revolutsiooni valitsusele laekus, eks ta üritas kõikidega hästi läbi saada ja kinnitada, et jah, see on väga demokraatlik ja väga tore, ja kui valitsus seda kõike arvestab ja arvestab. Tegelikkuses muidugi asi nii sujuvalt edasi ei kulgenud. 21. märtsil arutati seda eelnõud esimest korda ajutise valitsuse istungil ja mitmed ministrid, nimeliselt ei ole küll teada kes, aga mitmed ministrid olevat jõudnud järeldusele, et eestlased tahavad saada omavalitsuse sildi all autonoomiat. Et kuigi autonoomia nimetust eestlased vältisid nagu vanapagan välku, oli siiski aru saada, mida tegelikult taotletakse. Ja selle peale ajutine valitsus leidis, et autonoomia andmise või mitteandmise üle on õigustatud otsustama ainult tulevane Venemaa asutav kogu, ajutine valitsus sellist vastutust endale võtta ei saa. Mispeale jäeti seaduseelnõu menetlusest kõrvale ja anti Siseministeeriumi komisjonile, mille eesotsas oli seesama ministri abi Dmitri Šepkin, kellega Tõnisson ja Raamot olid juba märtsi alguses kokku saanud. Komisjonile tehti nüüd ülesandeks kujundada oma arvamus, esitada see valitsusele ja pärast seda on võimalik valitsusel edasi tegutseda. Nii et tundus, seaduseelnõu võib hakata vaatamata kõikidele positiivsetele lubadustele venima. Ja sellises olukorras kasutasid eestlased kõiki endale kättesaadavaid võimalusi, kasutasid oma isiklikke tutvusi, kasutasid võimalust rõhuda revolutsioonilistele demokraatlikele vabadustele, kritiseerisid vanu ametnikke, kes olevat jätkuvalt bürokraatlikud ja ei ole veel keisrivõimu ikkest lõplikult vabanenud ja muu hulgas korraldasid siis ka ühe suure vägeva meeleavalduse 26. märtsil Peterburis. Idee pärines varem mainitud Eesti Vabariiklaste Liidust. Esmakordselt tulid nad selle mõttega avalikkuse ette 15. märtsil Eesti sõjaväelaste koosolekul, kusjuures ütlesid, et see meeleavaldus peab toimuma seoses Liivimaa talurahva pärisorjusest vabastamise 98. aastapäeva. Ehk siis peab toimuma 26. märtsil 1917 palmikuude pühal. Ning tol hetkel ei saanud meeleavalduse korraldajate eesmärgiks olla surve avaldamine autonoomia seaduse eelnõu läbiminekuks, sest autonoomia seaduse eelnõud ei olnud veel olemas. Tartu nõupidamine oli küll läbi, aga valitsusele polnud veel midagi esitatud, see 5-liikmeline komisjon alles hakkas koos istuma ja arutama.
mida siis kirja panna ja mida esitada. Nii et pigem oli ikkagi tegemist esialgse idee kohaselt. Sellise revolutsiooni, demokraatia ja vabadust tervitava meeleoluka rongkäiguga ja teiselt poolt võib-olla siis ka mingisuguse Peterburi Eesti seltskonna jõudude ülemaatusega. Aga kindlasti mitte surveavaldusega autonoomia seaduse kasuks. Ametisse valiti pisikene komisjon, kes pidi siis hakkama seda meeleavaldust korraldama. Vabariiklaste liidu eestvedajad Artur Valner, Peeter Schneider, Aleksander Tamm, Villem Tõmmik. Hiljem muidugi lisandus sinna tegelasi veelgi. Ja 26. märtsi eel õnnestus ajaloo tahtel pidada kogunisti ära selline väikene eelproov. Nimelt 3 päeva varem, 23. märtsil maeti Peterburis veebruarirevolutsiooni ohvrid. Sel puhul oli välja tulnud tänavatele peaaegu kogu Peterburi linn, nii vähemalt väideti, osalejaid olevat olnud sadades tuhandetes, kesklinn oli täielikult umbes ja muuhulgas siis revolutsiooni ohvritele tulid oma lugupidamist avaldama ka umbes 3-4 tuhat eestlast, kes siis selle rongkäigu läbi tegid ja vaatamata väga kehvale ilmale ja väga pikale veninud üritusele jõudsid lõpuks ka marsiväljale, kuhu siis need langenud kõik pidulikult maeti. Aga mitte see ei ole olnud. 26. märtsi hommikul hakkasid tollasele ohvitseride tänapäevasele dekabristide tänavale Jaani kiriku juurde kogunema tuhanded eestlased. Rivistati nad siis üles vahel pool tänavat, ühel pool tänavat sõdurid, relvastatud, teisel pool tsiviilisikud. Kohal oli hulk orkestreid, kiirel käel oli Mihkel Lüüdik kokku lapitanud paarisaja pealise Eesti laulukoori, oli olevat jõudnud isegi natukene kokku harjutada, aga muidugi väga napilt. Kohal oli kokku väidetavalt siis umbes 30 orkestrit, osaliselt Eesti seltside omad, aga suuremalt jaolt Vene sõjaväeorkestrit, sest Peterburi garnisoni väeosade hulgas ei olnud vist küll mitte ühtegi sellist, kus poleks teeninud eestlasi ja need eestlased, kas siis ise samuti orkestrimehed või vähemalt orkestrimeestega head tuttavad, oskasid siis need Vene sõjaväeorkestrid endaga kaasa meelitada meeleavaldusele. Sadakond lippu ja loosungit, nii sinimustvalgeid kui ka punaseid revolutsioonilisi. Nii-öelda juhtmotiiviks kogu sellel meeleavaldusel oli hüüdlause elagu Vene Vabariik ja autonoomne Eesti. Selleks ajaks oli autonoomia seaduse eelnõu juba Vene valitsusele esitatud. Ja ühiselt marsiti siis umbes 2 kilomeetri pikkuses rongkäigus läbi terve Peterburi kesklinna, sealt samast Jaani kiriku eest, kõigepealt Iisaku katedraali esisele väljakule, sealt Nevski prospektile, Liteini prospektile, Špalernaja tänavale, sihtkohaks Tauria palee, kus istus koos nii Venemaa ajutine valitsus kui ka Petrogradi tööliste ja soldatite saadikute nõukogu. Mõlemale, nii valitsusele kui ka nõukogule oli kavas üle anda eestlaste deklaratsioon, pöördumine, nõudmised. Tauria paleesse oli seda marsruuti jälgides ligi 10 kilomeetrit, täpsemalt vist küll kuskil 8-9 kilomeetrit. Ja selle tee läbimiseks kulus üle 2 tunni. Tauria palees selgus ootamatult, et ei ole ühtegi inimest, kes oleks valmis eestlasi vastu võtta. Suure kauplemise peale leiti siis ikkagi üks Riigiduuma liige, polkovnik Engelhardt, kes mõni päev varem oli nimetatud valitsuse otsusega Peterburi komandandiks. Samuti mõned Peterburi nõukogu liikmed, kes siis ilmusid lõpuks Tauria palee trepile ja lasid kogu selle rongkäigu endast mööda. Rongkäik olevat võtnud aega üle tunni. Seejärel sisenesid Tauria palee Katariina saali, peamisesse saali, istungite saali,
rongkäigu eesvedajad, sisse viidi kõik lipud ja loosungid, sisenes ka Mihkel Lüdigi juhitav koor ja üks orkester ja toimus selline tõeline revolutsiooniline näitemäng, võiks ehk öelda, näitemäng heas mõttes. Kõigepealt luges Artur Valner ette deklaratsiooni, millele järgnes Marsseljees, aplaus, hurraa hüüded. Seejärel vastas polkovnik Engelhardt vastukõnega, milles laskis elada vabadel eestlastel ja vabal Eestimaal, mille peale jällegi karjuti kõva häälega hurraa ja Engelhardt kanti koguni kätel vaimustuse tiivul saalist välja, jälle Marsseljees, vahepeal lauldi ka mingeid isamaalisi laulu, sealhulgas tulevast Eesti Vabariigi riigihümni. Seejärel kanti ette sama deklaratsioon, mis esitati Peterburi nõukogule ikka jälle hurraatamise ja muude atribuutide saatel. Kõnelesid mitmed mehed, nii et asi kippus vägisi kontrolli alt välja minema. Lõpuks Aleksander Tamm oli sunnitud oma kaaslastele meelde tuletama, et enamik rahvast ootab ju õues. Nii et lõpetati kiirkorras miiting ära, pöörduti tagasi ootajate juurde, marsiti Tauria palee juurest marsiväljale, kus ummardati veel revolutsiooni ohvrite ees ja seejärel palee väljakule, kus Tauria palees sees käinud andsid ülevaate seal toimust nendele tuhandetele, kes ei olnud paleesse sisse pääsnud. Ja alles pärast seda valgus meeleavaldus vaikselt toimub. Ajalookirjanduses on tavaliselt väidetud, et meeleavaldusest võttis osa kuni 30 000 või isegi 40 000 inimest, sealhulgas 10 000 – 15 000 Eesti sõjaväelast. Ja umbes sinna kanti see arv võis jääda, ehkki keegi loomulikult inimesi kokku ei suutnud lugeda ega ei üritanud seda teha. Iseküsimus on nüüd see, kas ja kuivõrd see meeleavaldus mõjutas autonoomia seaduse saatust. Pealtnägijad on mälestustes küll kirjeldanud eestlaste rongkäigu mõjutust. Ennekõike seetõttu, et igasuguseid revolutsioonilisi miitinguid, meeleavaldusi, rongkäigu oli nähtud Peterburis juba enam kui küll, neist oli linnaelanikel saanud kõrini. Aga eestlaste rongkäik paistis silma ennekõike hea distsipliini poolest. Ei mingisuguseid eksesse, ei mingisuguseid väljaastumisi, marssijad ise pidasid korda, ise võtsid rivid sirgeks ja käitusid igati korralikult, aga teisest küljest ei ole teada, et ükski ajutise valitsuse minister või ka mõni Siseministeeriumi kõrgem ametnik isiklikult oleks seda meeleavaldust näinud. Ja seetõttu ei pruukinud selle mõju olla sugugi nii suur. Ja veel, mis puudutab mõju just nimelt autonoomia seadusele, siis siin on väljavõtted sellest deklaratsioonist, mis esitati ajutisele valitsusele ja ka Peterburi nõukogule. Ning pordis on välja toodud siin siis see üks punkt, kus konkreetselt räägitakse tõepoolest Eesti valitsemise korra ajutise seaduse eelnõust, mille ära kinnitamist nõudab. Aga nagu näete, deklaratsioon ise on tunduvalt pikem ja oma ulatuselt ka märksa laiem. Kas või juba selle esimene punkt, kus leitakse Venemaa kiilgus saab kindlustada ainult demokraatlik föderatiivne vabariik, tähendab, nõutakse mitte ainult Eestile autonoomiat, vaid nõutakse ka Venemaa üleviimist föderatsioonilisele alusele. Räägitakse rahvaste enesemääramisõigusest, mis oli ju 17. aastal väga kuum poliitiline sõna ja ei puudutanud jällegi mitte ainult eestlasi, vaid kõiki Venemaa vähemusrahvusi. Räägitakse Eesti asutavast kogust, mis peab kokku tulema ja sellest, et Eesti peab olema tulevase Vene Föderatsiooni võrdõiguslik liige. Ja lõpuks räägitakse veel kogunisti ka vanade ametnike lahti laskmisest ja sõja jätkamisest, nii et deklaratsioon oli tegelikult mitmeharuline ega olnud sugugi mitte suunatud ainult autonoomia seaduse vastutamisele. Ehk üks punkt kõneles muuhulgas ka sellest. Ja veel, 26. märtsi meeleavalduse puhul on ilmselgelt üle tähtsustatud Peterburi rolli
peterburlaste avaldas see muidugi loomulikult kõige suuremat mõju, aga samal päeval toimusid samalaadsed sündmused ka kodumaal Eestis. Ennekõike loomulikult Lõuna-Eesti maakonnalinnades. Tartus koguneti 26. märtsi keskpäeval Raekoja platsile, kus oli üles seatud kõnetool ohtralt kaunistatud punaste lippudega, roheliste vanikutega, mõni üksik sinimustvalge ka jõudis platsile koos kogunenud rahvaga. Kohale tulid siis kõik seltsid oma lippude all, kohale tuli ka hulk organiseerimata linnarahvast. Kõnedega esinesid ennekõike Jaan Tõnisson, kes tuletas meelde seda 98 aasta tagust aega, kui Liivimaa talurahvas sai päris orjusest lõpuks ometi lahti ja jõudis selle juures sujuvalt tänasesse päeva, kus Eesti tahab saada autonoomiat, õigust ise oma tuleviku üle otsustada. Kõnelesid Vene armee esindaja Tegi Lipnik ja Vesterov, kelle kohta ma ei oskagi midagi enam öelda, kui et ta tabas kohale tulnud eestlaste meeleolusid ja tema kõne võeti vastu suure vaimustustormiga. Kõnelesid kooliõpetaja Helmi Põld, kõneles Postimehe toimetuse liige Adam Bachmann, kõneles Vanemuise direktor Ants Simm, kohal oli ka dirigent Juhan Simmi juhatatav ühendkoor, kes siis laulis kõiki rahvuslikke ja revolutsioonilisi laule. Seejärel marsiti läbi linna Raekoja platsilt Vanemuise ette, Vanemuise juurest ülikooli peahoone ette, sealt omakorda üle jõele veterinaaria instituudi juurde ning pöörduti tagasi Raekoja platsile, kus siis laiali mindi, aga enne laiali minekut otsustati saata veel ajutisele valitsusele telegramm, mille siis Jaan Tõnisson oma nimel ka ära saatis. Ei hakka siinkohal ette lugema, mida huvitavat saab ehk ise lugemisega hakkama. Ja siin all ääres on siis toodud veel ära üks samalaadne telegramm, mis saadeti Peterburi ajutisele valitsusele Türi kihelkonna rahva nimel, mis oli mõnevõrra eripärane, sest jutt oli ju ikkagi Liivimaa talurahva vabastamise aastapäevast. Ja üldiselt toimusidki need sündmused peaasjalikult Lõuna-Eestis, aga Paide ja Türi olid millegipärast need kohad, kus samuti seda aastapäeva tähistati, ehkki nad mõlemad jäid Eestimaa kubele. Eelnõu menetlemine jätkus ja ei julge mina küll öelda, et teda oleks kuidagi moodi kiirenenud. 27. märtsil oli eelnõu teistkordselt ajutise valitsuse istungil, aga ka nüüd ei võetud seda mitte vastu, vaid otsustati saata läbivaatamiseks juriidilisele nõupidamisele. Fjodor Kokoskini õigusteadlase eestvedamisel oli mõni päev varem selline nõupidamine moodustatud. Ja järgnevatel päevadel juriidiline nõupidamine vaataski omakorda seaduseelnõu läbi ja saatis selle valitsusele tagasi. Nii et selline täiesti normaalne menetlemise käik, kus ei saa küll välja tuua mitte mingisuguseid erilisi kiirustamise märke. Ainus kiirustamise märk on see uhke habemik mees siin ääre peal, Mihkel Lüll. Nimelt eestlased ei jätnud asja ikka veel isevoolu teed. Ants Piikman meenutanud oma mälestuste raamatus, kuidas paar päeva pärast manifestatsiooni läinud eestlaste esindus uuesti peaminister Kvovi juurde ja võtnud esinduslikkuse mõttes kaasa ka Mihkel Lülli, kes teenis tollal reamehena Vene armees, kellel oli oma suur roll rahvusväeosade loomisel Peterburis ja välimuselt juba väga imposantne tegelane. Lüll olevat siis talle omases sellises aktiivsuse tuhinas kõigepealt virutanud rusikaga vastu peaministri lauda ja teatanud, et tema nõuab 40 000 Eesti sõjamehe nimel, et koheselt Eesti saaks autonoomia. Mille peale Vörstkov olevat püüdnud sõjameest rahustada ja öelnud, et küll me teeme ja küll me vaatame ja küll me saame. Ja sai ka tõepoolest, sest juba 30. märtsil valitsus kinnitas selle kaua oodatud eelnõu, mis on vaadata siis nüüd nii siin seina peal kui ka hiljem selles klaasvitriinis. Autonoomia seadus nägi siis selline välja, paralleelselt teksid vene ja eesti keeles.
Ja mida selle kohta siis veel öelda? Olulisemad punktid olen üritanud siinkohal välja. Kõigepealt tähendas autonoomia seadus tõepoolest seda, et eestlaste rõhutame peamised asuvad ühendati terviklikuks rahvuskubermanguks. Ehk siis Eestimaa kubermangu külge liideti Lõuna-Eesti maakond. Et kahest kubermangust ei tulnud midagi välja, selle idee mattis ajutine valitsus koheselt maha juba oma esimestel istungitel ja tuli letti ka sellega, et saadaks ainult üks kubermang. Samuti oli oluline muudatus see, et kui eestlaste eelnõus oli kirjutatud Lõuna-Eesti kubermangu külge kuuluvaks Valga linn ja mõned vaieldava kuuluvusega vald, siis sellest nüüd loobuti ja pandi ainult paika, et Eesti ja Läti kubermangude vaheline piir lepitakse kokku hiljem, moodustatakse selleks eraldi kahepoolne lepituskomisjon, mis peaks siis saavutama kokkuleppe. Täiesti oli kõrvale jäetud Narva linna küsimus. Eesti idapiir pidi kulgema sellel samal joonel ka edaspidi, kus ta seni oli olnud, ehk siis Narva pidi jääma Peterburi kubermangu koosseisu. Ja tähelepanu-väärsel moel siinkohal sobiks veel nimetada ka Setumaa küsimust. Kui varem oli räägitud sellest, et ka Setumaa tuleks ühendada Eestiga või konkreetselt selle Lõuna-Eesti kubermangu, siis juba valitsusele esitatud seaduseelnõus ei olnud Setumaast enam sõnagi juttu. Ja loomulikult hoidus Vene valitsus ise Setumaast puudutamist. Valitsemissüsteem võrreldes algeelnõuga muutus samuti juba seetõttu, et nüüd ei olnud enam tegemist kahe, vaid ainult ühe kubermanguga, ei olnud tarvis enam kindralkomissari või ülemkomissari nende kahe kubermangu eesotsas, vaid valitsusvõim pidi siis kuuluma ajutise valitsuse komissarile ja sellest eestlaste esialgsest seaduseelnõus säilis ainult üks rudiment. Valitsuse komissarile pidi antama ka kaks abi, kellest üks oli mõeldud just nimelt spetsiaalselt Lõuna-Eesti. Teine abi ei tähendanud seda, et tema oleks olnud mõeldud Põhja-Eesti tahaks, tema oli lihtsalt abi ilma mingisuguse geograafilise piirkonna. Komissari juures pidi hakkama tegutsema ajutine kubermangu maanõukogu, aga mis puutub nüüd komissari ja maanõukogu võimufunktsioonidesse, siis eestlaste algeelnõus olid kirja pandud ainult tulevase maanõukogu funktsioonid. Oli arvatud, et kubermangu komissari funktsioonid määrab ajutine valitsus ise. Ajutine valitsus seda ei teinud, vaid lülitas nii komissari kui maanõukogu funktsioonid ühte punkti kokku. Täiesti selge eesmärk valitsus lootis, et kubermangu komissarile jääb nii-öelda jämemaks. Kubermangu komissar on selleks otsustavaks, suunavaks jõuks ja maanõukogust kujuneb lihtsalt niisugune nõuandev institutsioon kubermangu komissari juurde, ei enam. Üks asi, millest autonoomia seaduse puhul, mis tavatsetakse ära unustada, õnneks mitte küll alati, aga siiski, on see, et asi ei piirdunud mitte ainult kubermangu maanõukogu loomisel, vaid samasugused maanõukogud tuli luua ka maakondades. Ehk siis teisisõnu, autonoomia seadusega kehtestati esmakordselt Eesti ajaloos maakondlik omavalitsus, mida Vene ajal ei tuntud. Samuti on oluline punkt, mis ütles, et nii kubermangu kui ka maakonna maanõukogudel on õigus luua täidesaatvaid organeid, just nimelt selle punkti alusel kutsuti hiljem ellu maavalitsus täidesaatva asutusena. Ja oluliselt oli muudetud nüüd küsimust eesti keele kasutamisest, kui eestlaste algeelnõus oli öeldud, et kõik need loodavad kubermangude maakondade asutused tarvitavad omavahelises suhtluses eesti keelt, siis nüüd, nagu te isegi lugeda võite, asjaajamise keele määravad need asutused ise ära. Mitte automaatselt ei ole see eesti keel, vaid see määratakse ära ja peale selle
läbikäimine riigi keskvalitsusega ja kohalike valitsusasutustega sünnib vene keeles. No et keskvalitsusega see on ju arusaadav, kus seal Peterburis neid eesti keele tõlke ikka piisavalt oleks võtta olnud, aga et ka kohalike valitsusasutustega peab jätkama vene keeles. Nii et autonoomia seaduse eelnõusse oli tehtud ajutises valitsuses üsna suuri muudatusi ja see ei piirdunud selle. Seni oli käinud kõik suhteliselt valutult, üsna kiiresti, suuremate tagasilöökideta ja tõrgeteta, aga kriisid seisid alles ees. Sel samal päeval, mil ajutine valitsus kinnitas need määrused või need otsused, sel samal päeval tegi ajutine valitsus veel ühe otsus. Tulevikus määrata Balti kubermangudesse valitsuse komissarideks ainult Vene ametnikke. Põhjuseks oli Eestis ja Lätis alanud rahvustamise protsess. Paljud senised Vene ametnikud olid ametist tagandatud, asendatud vastavalt eestlaste ja lätlastega. Loomulikult need ametist tagandatud Vene ametnikud ei olnud jätnud oma rahulolematust avaldamata, olid kirjutanud kaebekirju Peterburi, olid viidanud Eesti separatismile, mis ähvardavat Vene impeeriumi ühtsust lõhestada. Reaktsiooniks nendele kaebustele oli siis vastav ajutise valitsuse otsus. See otsus aga loomulikult ajas tagajalgadele püsti Eesti seltskonna, kes ei tahtnud midagi teada sellest, et meie oma Jaan Poska asemel tuleb kubermangu komissari kohale hoopis mingisugune venemeelne ametnik ja Eesti seltsid hakkasid nüüd siis vastukaaluks saatma Peterburi protestiavaldusi, kus nõudsid, et kubermangu komissariks tohib nimetada Eestis ainult selliseid ametnikke, kes valdavad eesti keelt, tunnevad kohalikke olusid ja omavad kohaliku seltskonna usaldust. Ei öeldud, et ainult eestlasi tohib nimetada, aga ei olnud vist küll ühtegi Vene ametnikku, kes kõigile nendele kolmele nõudmisele oleks vastanud. Otsest vastust nendele protestidele Peterburist ei tulnudki. Kaudne vastus aga ometi 9.10. aprillil väisas Tallinnat ajutise valitsuse justiitsminister Aleksandr Kerenski, kes muuhulgas kohtus ka Jaan Poskaga ja küsis temalt ametlikult, kas Poska oleks nõus, kui ta nimetataks nüüd mitte enam selle endise pisikese, ainult Põhja-Eestit haaranud Eestimaa kubermangu, vaid selle uue kõiki eestlaste asualasid avanud suure Eestimaa kubermangu komissariks. Poska oli loomulikult nõus. Kerenski lubas, et ta hoolitseb selle eest ja tõepoolest paar päeva hiljem, 12. aprillil, tuligi Peterburist teade, mis ütles, et Jaan Poska on kinnitatud Eestimaa kubermangu komissari ametikohale. Ühtlasi pandi paika ka tema abilised Jüri Jaakson, kes tegutsesid edaspidi Tallinnas ja Kaarel Parts, kes sai kubermangu komissari abiks Tartus. See oli üks kriis, mis lahenes suhteliselt õigselt. Teine kriis tulenes vasakpoolselt ehk konkreetselt öelduna Eesti enamlaste tegevusest. Eesti enamlased olid algusest peale autonoomia seaduse eelnõu vastased. Juba enne, kui see eelnõu tegelikult valmis sai, enne kui ta kinnitati, enne kui ta kehtima hakkas. Ja Eesti enamlased mõjutasid nüüd siis revolutsioonipäevil Tallinnas tekkinud Tallinna tööliste ja soldatite saadikute nõukogu nii palju, et kui Poska kuulutas 28. aprillil välja maanõukogu valimised, nõudis Tallinna nõukogu nende valimiste edasilükkamist. Poska määruse järgi pidid need toimuma 23. mail, nõukogu teatas, et enne 26. juunit ei tule valimised kõne allagi, appelleerides ennekõike sellele, et ei tohi liigselt kiirustada. Tegelikkuses üritati loomulikult kogu ettevõtmist lihtsalt torpedeerida. Kuna 23. mail see valimiste esimene etapp siiski läbi viidi, siis paar päeva hiljem Tallinna nõukogu otsustas Poska ametist tagandada, anda kubermangu valitsemise nõukogu poolt ametisse seotud 5-liikmelise komisjoni kätte, tühistada valimistulemused ja toimetada kuu aega hiljem uued valimised. Ning kui ajutine valitsus püüdis Poska kaitseks välja astuda, siis Tallinna nõukogu ähvardas kogunisti Poska arreteerida.
Jällegi eestlaste seas tekitas see tõsist pahameelt, seda enam, et tegemist oli Tallinna nõukoguga. Tallinna nõukogu, kus olid esindatud ennekõike Tallinna vabrikutöölised, Tallinna garnisonis teenivad vene sõdurid ja madrused, kes ei tundnud Eesti olusid, kes ei olnud kutsutud ega seatud Eesti asjadesse sekkuma ja nüüd ei tegelenud nad siis mitte enam Tallinna asjadega, vaid üle-eestiliste asjadega. Ja püüdsid tervele Eesti rahvale oma tahet peale suunata. Kriis lahenes sellega, et Poska kutsuti Peterburi konsultatsioonidele, kus ta siis pöördus tagasi alles juuni viimastel päevadel, mil Tallinna nõukogu oli veidikene maha rahunenud ja niimoodi vaimus koguses. Maanõukogu valimised toimusid siis kaheetapilisena, kõigepealt 23. mail valdades ja seejärel 24. 25. juunil maakondades, maakonnakeskustes tulid kokku siis need valdades valitud valijamehed valimiskoosolekutele ning just nimelt nendel 24. 25. juunil toimunud maakondlikel valimiskoosolekutel moodustati nii Eestimaa kubermaa maanõukogu kui ka kohalik maanõukogu ehk siis maakondlik omavalitsus. Maanõukogu avakoosolek leidis aset 1. juulil Tallinnas Toompeal lossis Valges saalis. Avas selle Jaan Poska, kes oli Peterburist tagasi jõudnud. Selleks ajaks oli valitud 42 saadikut, 41 maakondadest või võiks öelda maarahva esindajat ja üks esindaja Paide linnast. Hiljem lisandus veel 20 inimest, kes valiti linnavolikogudest, aga enne kui linnade esindajaid sai maanõukogu saata, oli tarvis läbi viia linnavolikogu demokraatlikud valimised. Nii et see täiendamine, maanõukogu täiendamine leidis aset alles augustis-septembris, osad isegi oktoobri esimestel päeval. 21. juulil asus tegevusse maavalitsus ja sellega oli autonoomia seadus sisuliselt ellu. Kubermangu komissar oli ametisse määratud ajutise valitsuse poolt, nii nagu see seaduse järgselt pidigi olema. Läbi oli viidud maanõukogu valimised, maanõukogust kujunes seadusandlik asutus ja loodud oli ka maavalitsus, mis pidi siis maanõukogu otsused edaspidi täide viima. Kas seda seadust ja selle põhjal kujunenud valitsemissüsteemi tuleks nüüd nimetada laiendatud omavalitsuseks või autonoomiaks, selles suhtes jään mina teile vastuse võrra. Ilmselt oleks tarvis juriste, mitte ühte, vaid kindlasti mitut, kes omavahel diskuteeriksid, sest ka nemad ei ole kindlasti mitte ühisel arvamusel, mis asi see autonoomia täpselt on ja kuidas teda defineerida ja millised autonoomia tunnused olid Eestis olemas ja millised ei olnud. Küll aga arvan ma, et ajaloolastena või ajaloohuvilistena võiksime me kõnekeeles julgesti rääkida autonoomia seadusest, sellest, et Eesti sai endale 17. aasta jooksul autonoomia, seda enam, et mida aeg edasi, seda laiemaks kujunes maanõukogu ja maavalitsuse kompetents. Kui Vene ajutine valitsus oli lootnud, et põhirolli hakkab etendama ikkagi Kubermangu komissar, siis tegelikkuses Kubermangu komissaris kujunes ennekõike järelevalve institutsioon maanõukogu ja maavalitsus. Mitte algataja, mitte käskija, mitte korraldaja. Nii et sellises igapäevases kõnepruugis julgeksin ma küll jääda autonoomia seaduse ja autonoomia mõiste. Nii, tänan tähelepanu. Suur tänu. On küsimusi? Ja mul on küsimus, et öelge need pöördumised, telegrammid, seaduseelnõud, mis keeles nad originaalis kirjutatis, kohe vene keeles. Ikka vene keeles. Ja teine asi see, et autonoomia seadus ja nüüd sellele eelnenud siis eelnõu, et kes viis selle lõppkujule siis, kas Vene ametnikud või autonoomia seadusele? See, mis oli siis juba eestlaste poolt esitatud. Jah, seda tehti siis kas selles Siseministeeriumi komisjonis või siis selles juriidilises nõupidamises.
et seal eestlaste mõju enam ei olnud? No mingil määral oli, tähendab eestlased ja ka lätlased kutsuti arutamise juurde. Eestlastest oli kindlasti mõlemas komisjonis Jaan Raamot, lätlastest samuti Läti Riigiduuma saadikud, nii et nad siiski said kaasa rääkida. Kui suur nende mõju just oli, seda ei oska tagantjärele enam öelda. Küsimus Artur Valneri kohta. Kas tema siis juhtis seda Eesti esimest autonoomia institutsiooni ja kuidas ta maha võeti seda? Artur Valner valiti 1. juulil 1917 Maanõukogu esimeheks, sai ühehäälelise paremuse Konstantin Pätsi ees ja jäi oma ametisse kuni 12. oktoobrini 17, kui tema asemele valiti Otto Strandman. Väidetavasti oli siis põhjuseks Valneri isikuomadused. Valner olevat hakanud endast pole hästi harvama ja ennast väga kõvaks meheks pidama. Ilmselt siis oli ta veel natukene liiga noorukene sellise vastutava ametniku jaoks, ühesõnaga olevat üritanud kõiki teisi maanõunikke paika panna, sealhulgas ka näiteks Jaan Tõnissonile kohta kätte näidata. Kindlasti oli ta selline üsna isepäine mees, oma õigsuses veendunud ja üritas seda oma õigsust ka kõikidele teistele peale suruda. Nii et puht isiklikel põhjustel toimus tema väljavahetamine Otto Strandmani vastu. Et siin ei olnud isegi mingisuguseid poliitilisi küsimusi, sest Valner oli selleks ajaks oma Vabariiklaste liiduga lähenenud tööerakonnale ja Strandman oli ju teatavasti tööerakonna. Need tegelikult vahetati välja sama erakonna esindaja vastu. Ja selle peale siis, nagu Edward Laaman on ikka igal pool kirjutanud, Valner vihastas ennast enamas, läks kommunisteks käima. Nii. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis juhin veel tähelepanu, et kes ei omandanud seda tänase loengu teemalehte, siis seda on võimalik saada. On võimalik vaadata seda autonoomia seaduse arhiivi eksemplari siin ning järgmine loeng on juba 7. septembril ja teemaks on siis rahvusväärused. Suur tänu teile!